ning jõuame siis lõpuks minu probleemini, mis juhtub siis, kui ma üritan naeratada. Nüüd ma natuke hirmutan teid võib-olla ja näitan, milline mu naeratus praegu välja näeb. Mis asi see on? Nagu, mida pekki, mis asi see on? Mis nägu see on? Mis nägu see on? Palun ära kuku alla. Tšau. Ma ei tea, mitmes kord ma juba üritan filmida ja kõik failib. Minu filmimislambid ei tööta praegu minu fotokas, millega pärast ei filmi üle 8 sekundi järjest ja ma loodan, et ma saan nüüd selle telefoniga praegu filmida. Ükski teine asi mul praegu millega pärast ei tööta. Ma mõtlesin pikalt, kas ma üldse seda videot teen ja ma kahtlesin väga sellepärast, et esiteks võib see video jätta vale mulje, teiseks, kui see on asi, mis teeb mind ebakindlaks, siis miks ma peaksin seda nii paljudele inimestele jagama, aga teiselt poolt jälle, kui see kedagi aitab või paneb kahtlema oma otsustes või paneb enne uurimustööd tegema, siis ma mõtlesin, et seda videot on võib-olla ikkagi vaja. Teiseks, kui ma peaksin nüüd YouTube'ist tükiks ajaks ära kaduma, siis te teate, miks ma võib-olla ennast ei tunne praegu mugavalt kaamera ees. Te kindlasti lugesite ka selle video pealkirja ja natukene selgituseks, siis võib-olla see pealkiri on veidike eksitav, sellepärast et milleks minul botoxit oli vaja, ei olnud iluprotseduuri eesmärgil. Nagu paljud teist teavad, kes te olete mu kanalit jälginud, siis ma tegin läbi Invisalign kapede ravi, mis minul tekitas väikseid komplikatsioone. Väiksed on võib-olla palju öeldud, aga minul tekkis probleeme lõualuudega. Ja sellised probleemid tekivad inimestel, kellel on pinge lõualihastes, kes krigistavad hambaid ja selle põhjuseks võib olla stress ja nii edasi, nii edasi. Ja lisaks võib-olla stressile, muudele asjadele kindlasti need kaped olid suus midagi võõrast, midagi ootamatut, mis siis tegid suus haiget ja mis pani mind siis hambaid nii-öelda krigistama ja lõugu nagu kramplikult hoidma, mis tekitas siis pinge ja üks hetk siis läks minu lõualuu lukku. Ehk siis ma ei saanud üle võib-olla mingi 1,5 sentimeetri oma suud lahti teha, nii et alguses ma pidin sööma kõrrega ja nii edasi, rääkimata sellest, et ma pidin ju hambaid pesema, kapesid ära võtma ja ma seda alguses isegi teha ei saanud. Aga sellest ma olen ka teile vist juba pikemalt rääkinud. Nii et ma sellest rohkem ei räägi. Kui ma käisin lõualuudega arsti juures ja mulle tehti selline asi nagu lõualuu loputus, ehk siis lahusega lasti mul liiges läbi, et see ketas, mis siin sees on, nagu paika läheks, ta oli mul vist paigast ära ja siis sellepärast ei saanud see lõualuu täielikult lahti minna. Mulle tehti see loputus ja mulle soovitati tookord süstida botoxit siia lõualihastesse, et see nagu laseb lõualihased lõdvemaks ja siis on ka parem nagu taastuda sellel lõualiigesel. Aga tol hetkel, ma ei teagi, kõigepealt, kui ma kiirabi kaudu käisin esimese hooga seal arsti juures, siis nad mulle süstisidki lõua siia lihasesse väikse koguse botoxit ja see oli tookord tasuta, sest ma käisin kiirabi kaudu ja see oli nagu selline väga väike kogus ja ma ei teagi, kas ma sain tookord selle mõjust aru või ei, et ju siis ta natukene midagi aitas, sest et mul vaikselt hakkas see lõualuu probleem taastuma. Nüüdseks on mul, ma ei tea, 1,5 aastat sellest probleemist mööda läinud. Ja ma saan süüa, ma saan suud lahti teha, aga ma ei saa kõvemaid asju närida, et lõugades ei ole nagu nii palju jõudu.
Mul on valus haigutada ja ma kipun nagu viltu hoidma lõualuud haigutades, sellepärast et mul on nagu kartus seda lõualuud nagu otse avada, sest et kunagi oli mul niimoodi valus, nüüd nagu väga vist vahet ei ole kumba pidi. Ühesõnaga, mul ei ole see asi taastunud võib-olla nagu ma lootsin ja ma läksin uuesti lõualuu arsti juurde siis. Tookord, kui ma käisin seda lõualoputust tegema, siis oligi juttu, et kuskil poole aasta pärast tulge tagasi ja siis vaatame, kuidas läinud on. Praeguses olukorras need järjekorrad olid nii pikad ja siin arvestades praegu meie aega, siis ma ei hakanud ka siin liiga vara seda aega panema, ehk siis mul oli möödunud aasta peale seda lõualuu loputust ja ma läksin uuesti siis selle lõualuu arsti juurde. Ta vaatas üle, ütles, et ikkagi tuleb harjutusi edasi teha, mida ma ei olnud ka kahjuks nii palju jõudnud teha, kui võib-olla oleks võinud. Ja ta küsis mult, et miks ma peale seda lõualuu loputust ei lasknud siis botoxit süstida. Ma mäletan küll, et mulle pakuti seda varianti, mitte siis, kui ma kiirabi kaudu arsti juures käisin, vaid siis hiljem, kui mul oli see arsti aeg pandud ja mulle tehti see lõualuu loputus. Mulle pakuti, et on soovitatav teha siis lõualihastesse botoxi süst, et see aitab siis, kuna mul olid lõualihased väga pingul ja see ei aidanud võib-olla siis ravile kaasa, selle eest tuli siis maksta ise 200 € ja siis loodetavasti see botox siis aitab. Aga sellel esimesel korral, ma ei teagi, no ühelt poolt võib-olla see, et see summa oli ka minu jaoks päris suur ja teiselt mul oli kohe lõppemas Invisalign ravi ja ma nagu ühelt poolt lootsin, et kui ma enam päevaselt kogu aeg neid kapesid ei pea kandma, et siis võib-olla ongi seda pinget lõuas vähem ja ei ole seda botoxit vajagi ja mul hakkab nagu see lõualuu kiiremini paranema. Aga kahjuks nii ei läinud. Et kuna ma ikkagi öösiti kannan neid lõpureteinereid, et nende lõpureteineritega on ka erinevalt, et mõnele piisab poolest aastast öösiti kandmisest ja siis saab järjest harvemini ja harvemini neid öösiti kanda ja hambad jäävad sirgu. Minul on igal õhtul reteinerid suhu pannes tunne ikka, et suht palju on päeva jooksul liikunud ja öösel jälle toimub see pingutamine, kangutamine ja tekib nagu pinge lõualihastes ja nii edasi. Et vahepeal ma isegi olen päeval mõned tunnid kandnud neid reteinereid, et nagu õhtul ei oleks nii valus uuesti neid suhu panna. Ja minu lõualihased on ikkagi suhteliselt pingul. Ja nüüd siis teist korda arsti juurde minnes arst küsis mult, et kas ma olen botoxi vastane või miks ma seda otsust eelmine kord vastu ei võtnud. Siis ma ütlesin, et ei, ma ei tea, nagu, et mul ei ole nagu väga kokkupuudet ei botoxi ega ma ei tea, mis asjadega veel, et ma nagu otseselt vastane ei ole, aga et kui te arvate, et see aitab, et eks siis peaks proovima, et nagu tundub, et iseenesest see asi ei lahene. Ja siis oligi, et arst pani mulle aja, kirjutas mulle botoxi retsepti. Kui ma siis lõpuks teist korda sinna arsti juurde läksin seda süsti saama, siis arst veel küsis, et seda ainet jääb muidu üle, et kas ma soovin ka mujale seda lasta süstida. Et kuna mul on otsesine selline suurema miimikaga kui võib-olla teistel, et siis võiks sinna ka süstida ja lõualihastesse siis, kuhu plaanis oli. Üldiselt ma olen eemale hoidnud ja üritanud mitte sinna ilusüstide ja ilumaailmasse sukelduda, sest et ma tean, et sellised asjad võivad tekitada sõltuvust ja täitesüstide kohta olen ma ka järjest rohkem sattunud videode ja inimeste peale, kes on siis rääkinud ka negatiivseid asju täitesüstidest, et on juhuseid, kus need ei mõju hästi, inimestel tekivad mingid tükid või klombid ja pikaajalisel täitesüstide kasutamisel siis võib nägu minna selliseks tursunuks, sellepärast et kuigi öeldakse, et
see aine lahustub sinu kehas, siis ta tegelikult ei haihtu õhku ära, vaid lahustub mööda sinu nägu laiali. Aga botoksi kohta ma ei olnud nagu midagi väga sellist kuulnud, et lihtsalt ülepingutamisel muutub siis kas nägu liiga tuimaks või midagi, et kindlasti te olete ka naljafilmides näinud selliseid üle võlli nalju selle kohta, kuidas botoksi kasutamine on siis mõjunud selliselt, et inimesel ükski lihas näos ei liigu ja umbes ila tilgub suunurgast, on ju. Aga kuna arst soovitas mulle muudel eesmärkidel siis seda botoksit süstida ja lihtsalt natukene ka otsaesisesse, mis pidi ka olema täiesti tavaline asi. Kui sul on otsaees nagu liiga palju kortse, et minul nagu lapsest saati on liikunud see otsaesine nagu hästi palju ja juba suht noorena mul olid sellised miimikakortsud otsaees. Ja siis see arst süstiski mulle otsa ette ja lõua lihastesse botoksit. Täismõju pidi hakkama siis 2 nädala jooksul ja pidi kestma 4-6 kuud kuni aasta. Ja esialgu tundus kõik normaalne, kui välja jätta süstlaaugud ja väiksed sinikad, mis selle pärast tekkisid, siis kõik tundus normaalne. Öösel oli palju parem tunne lõualihasele, et tõesti oli nagu lõdvestunud see lihas ja ei tõmbunud nii krampi, nii pingule ja juba tundus, et kõik asi on veidi parem. Olles sealt arsti juurest tulnud, ma ka guugeldasin botoksi kasutuse kohta ja seal räägiti, et botoksit kasutatakse väga erinevatel põhjustel, alates siis lõualuu probleemidest kuni peavaludeni, kuni siis ongi hammaste krigistamisest tulnud pingest, kuni siis ka ilu eesmärgil lõualuude puhul. Et osadel inimestel siis stressist või pingetest kipub minema lõuajoon selliseks mehelikuks ja laiaks, kuna siis need lõualihased on kogu aeg kasutuses, et seda probleemi siis lahendada, süstitakse ka lõualihaste sisse nagu iluotstarbel seda botoksit. Ja siis kuskile kortsude juurde, kus on miimikakortsud muidugi, ja et otsa ette ja siia meelekohtadesse süstitakse ka botoksit siis peavalude korral, et mis on siis ka ilmselt siis nende pingetest tulenenult tekkinud. Aga muud hirmsat ma ei märganud netis tookord ja aeg läks edasi. Läbi sai 2 nädalat ja täistoime hakkas siis pihta ning jõuame siis lõpuks minu probleemini peale seda pikka juttu. Hiljem siis netist lugedes toimus minul harva esinev asi, kus lisaks siis nendele lihastele, kuhu mulle süstiti seda botoksit, mõjus see botoks ka valedele lihastele, ehk siis nendele lihastele, mis siin on. Ja selle tulemusena ma ei saa naeratada. See seletab ka, miks ma siin videos olen üsna tõsine siiamaani olnud, sest et ma ei taha väga teile näidata seda nägu, mis juhtub siis, kui ma üritan naeratada. Ma olin alguses väga šokis, sest et ma ei tundnud seda inimest peeglist ära, kes mulle vastu vaatas. Praeguseks ma olen tänulik selle üle, et meil on see maski kandmise aeg ja ma visiiri asemel olengi nüüd igapäevaselt kandnud maski, et mitte siis oma nägu teistele näidata. Ja kui arst minuga võttis siis peale 2 nädalat ühendust, küsis, kuidas mulle on mõjunud, et alguses siis oli jutt, et kui see mõjub minu lõualuudele hästi, siis ma saan endale aasta pärast uue arsti aja ja siis on juba see süst haigekassa poolt. Ja mainides oma probleeme, et mingil põhjusel ma ei saa naeratada, mu lihased ei liigu eest ära, siis arst ütles, et jah, see on väga harva esinev asi, seda ei oleks tohtinud juhtuda. Et see on ka lause, mida ma netist lugedes nägin, et selline asi ei oleks tohtinud juhtuda.
ja praktiliselt see ei ole nagu võimalik, aga nagu näha, mõnedel on see võimalik. Ja küsimuse peale, et mis ma nüüd teha saan, kuidas ma tagasi normaalseks saan, siis arst lihtsalt ütles, et 4–6 kuud tuleb oodata, et siis loodetavasti kaob see mõju ära. Mulle ei meeldi see sõna loodetavasti. Ja veel üks asi, mis mind ärevaks teeb, on see, et üks teine inimene, arvatavasti ameeriklane, kelle lugu ma siis netist lugesin, et temal juhtus see põhjusel, et ta tahtis oma lõualihastele siis botoksiga püsivat tulemust ja lasi siis liiga tihedalt seda süstida. Aga see sõnapaar püsiv tulemus ei kõla nagu üldse hästi ja et sellisel juhul tal läks see nässu ja selle inimese puhul ma ka ei tea, kas tal läks see päris ära või ei läinud. Nii et ma olen suhteliselt suures segaduses ja te ei kujuta ette, kui veider on see tunne, kui sa vaatad peeglisse ja sinu meelest see, kes sealt vastu vaatab, on täiesti teine inimene. Ma saan aru, et praegu ei paista väga midagi välja, ma olen üritanud mitte naeratada siin videos. Ma kohe näitan teile ka, milline see kõik välja näeb. Ma tean, et välimus ei ole alati oluline ja ma olen super tänulik selle eest, et mul on tervist, mul on käed-jalad, mul on töökoht, mul on kodu, mul on lähedased, ma olen super tänulik selle üle ja ma saan aru, et see ei pruugi võib-olla olla nii suur probleem, kui see mulle endale tundub, aga see olukord on olnud minu jaoks väga veider kogemus ja ma olen segaduses ja mitte kõige paremas meeleolus olnud nüüd tükk aega. Praegu on sellest süstist kuskil 6 aega möödas ja seega mul on veel 3–5 kuud veel oodata ja siis loota, et see asi läheb kõik normaalseks tagasi. Ja ma ei taha selle videoga öelda kellelegi, et iluprotseduurid on halvad ja et neid ei peaks tegema. Iga inimene ikkagi otsustab ise oma asjade üle. Meil tänapäeval on võimalik nii palju asju teha, aga ma lihtsalt tahan öelda sellega, et uurige ennem, mis nende asjadega kaasneb, mis võib juhtuda, mida võib-olla vältida. Kindlasti alati, kui te otsustate mingeid selliseid drastilisi asju teha, siis minge alati parimate tegijate juurde. Minu puhul oli selle süsti tegijaks arst ja minu teada on ta ka parim lõualuu probleemidega tegelev arst üldse Eestis. Ja ma ei arva, et tema tegi midagi valesti, aga ma saan aru, et inimeste organismid, lihased, kõik on nii erinevad ja asjad võivad inimestele väga erinevalt mõjuda. Ja tegelikult ma olen ka teadnud seda, et igasugused rohud, igasugused asjad, et ma olen kõige suhtes nagu rohkem tundlikum. Minu sisetunne tegelikult ütles mulle juba esimesel korral, et ära tee seda, et miks ma jätsin selle tegemata, aga ma ei tea. Ma lihtsalt usaldasin arstiteadust ja usaldasin arsti, et see asi võib aidata, aga tuleb välja, et kõik ei pruugi kõigile sobida. Naljakas on see, et asi, mida ma võib-olla rohkem põdesin, see otsaette süstimine tegelikult mõjus mulle väga hästi. Ma näen, et mu otsaesine on siledam. Kui ma oma otsaesist liigutan, näeb mu otsaesine välja selline. Siia keskele enam praktiliselt kortse ei teki, ainult siia kulmu kohale, mis minu meelest näeb suht loomulik välja, et mu otsaesine ei ole nagu täiesti kivikõva.
ja varem lihtsalt mul need kortsud tekkisid, kuni ma ei tea, terve kõik see suur otsaesine, mis mul on, oli põhimõtteliselt kõik neid miimikakortse täis. Otsaesine, millest ma rääkisin kohe oma perele, et näe, et arst süstis mulle kotset, mille peale ehmatas mu ema ja õde nagu väga, et issand, mis asja sa nagu lasid teha, siis sellega mul ei ole mingeid probleeme, aga asi, mis tundus mulle nagu arstide poolt normaalne soovitus, siis läks täiega pekki. Ma otsin teile ka võrdluseks kindlasti mingi pildi või video, kus te näete, milline minu siis tavaline naeratus välja näeb, kus siis kõik lihased töötavad ja kõik on normaalne. Ja nüüd ma natuke hirmutan teid võib-olla ja näitan, milline mu naeratus praegu välja näeb. Et kui ma juba muhedamalt ja rõõmsamalt natuke teiega räägin, siis on mul selline, ma ei tea, naljakate selliste põskedega muhe nägu, mis on minu meelest väga veider juba praegu. Aga kui ma teile täis pingutusel naeratan nagu maksimaalselt, kuidas ma suudan naeratada, siis see näeb välja selline. Tere! Mis asi see on? Nagu, mida pekki, mis asi see on? Mis nägu see on? Oi, kui nunnu, oi, kui tore. Kes see on? See ei ole mina. Mis asi see on? Vabandage väga, mingi... Ja ma loodan, et ma ei pea tükil ajal seda nägu kellegile rohkem näitama. Ma olen maski taga. Irooniline on ka nagu see, et kui palju energiat, kui palju raha läks mul selle peale, et oma hambad sirgeks saada, et oma naeratuse üle uhkust tunda, et rohkem naeratada, sest et ma olen loomulikult nagu, ma ei tea, koolis mulle juba üks klassivend kunagi ütles, et Piret, kui sina ikka lagistad naerda kogu aeg, et kuidas sa küll saad nagu nii palju kogu aeg naerda ja nüüd ma tunnen ennast nagu mingi veidrik ja ma saan aru, et välimus ei ole kõige tähtsam. Ma saan sellest aru, aga ma tunnen ennast nii imelikuna, nii võõrana ja see paneb mõtlema, et kui palju ma peaksin tegelikult tänulik olema kõige üle, väikeste asjade üle, mida me võib-olla igapäevaselt ei panegi tähele, mille üle me tegelikult võiksime tänulikud olla, et oleks ma seda ette teadnud, nagu, et oleks ma kas või oma kõverate hammastega naeratuse üle rohkem õnne. Okei, tundub, et mu iPhone'i mälu hakkab ka täis saama. Ma lõpetan kiirelt selle jutu. Ma loodan, et teil on kõik hästi. Ma loodan, et te uurite ennem protseduuride kohta, mida te tegema hakkate ja ma loodan, et mitte kellegiga teist ei juhtu kunagi sellist imelikku asja ja ma loodan, et mul on tuju midagi ikkagi teile mingi aeg filmida ja kui ma väga kaamerat ei satu, siis te teate, miks mul võib-olla ei ole tuju edevateks tegevusteks ja hoidke end ja näeme millalgi. Tšau!